Tere, mina olen Loora-Eliise Kaarelson, Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist. Tere, mina olen Mihkel, molekulaarse biokeemia ja ökoloogia magistriõppekava vilistlane. Kas sina läksid magistrisse otse pärast bakalaureusõpet või sul oli ka mingisugune paus seal vahel, kus sa töötasid ja tulid siis? Mina läksin kohe pärast bakalaureuseõpinguid edasi õppima ja pärast magistriõpinguid läksin veel edasi õppima ja siis pärast doktorantuuri veel omakorda järeldoktorantuuri ja alles siis läksin tööle. Nii et sul oli päris siuke korralik algusest lõpuni kõrghariduse kogemus? Mul oli jah, siuke pikk maraton, siuke 11-aastane rännak. Jaksasid? Jah, tulin toime, et tagantjärele vaadates oli isegi lihtsam, kui oleks võinud arvata. Aga rääkides magistrist, ma usun, et need 2 aastat läksid päris kiiresti, et kas sa mäletad ka, et mis olid sellised kõige meeldejäävamad ja olulisemad kogemused, mis sa iseendaga kaasa võtsid? Kõige olulisemad teadmised ja kogemused, mis kaasa tulid, olid seotud laboris ebaõnnestumistega. Et kui katse välja ei tule ja teist korda välja ei tule ja kolmandat korda välja ei tule, et siis sellest ei tohtinud lasta ennast heidutada, vaid tuli proovida ka 4. ja 5. korda, kuniks lõpuks katse välja tuleb või kuni sõnastasid endale uue hüpoteesi ja läksid sellega edasi. Sa oled öelnud ka, et vahel need ebaõnnestunud katsed tegelikult õpetasidki rohkem kui need, mis kohe välja tulid. Jaa, tihti näiteks, kui ebaõnnestumine oli tingitud instrumendi mittetöötamisest, siis sai instrumendi lahti võtta ja mutreid keerata, et selle läbi siis õppis instrumendi hingeelu tundma ja teisalt, kui näiteks katseprotokoll ei töötanud, et siis sai hakata mõtlema, et miks katseprotokoll ei töötanud. Tihti see õnnestumine õpetab palju vähem kui ebaõnnestumine. Aga mida see magistriõppe kogemus sulle andis? Ma saan aru, et sa läksid doktorantuuri edasi ja töötad sellel alal ju tegelikult täna. Jaa, esiteks ta andis selle karjääritõuke, et edasi õppida ja sealt siis edasi tööle minna ja lõppude lõpuks see päädis sellega, et Tallinna Ülikoolis olid inimesed tuttavad ja see andis võimaluse mulle siia tagasi tööle tulla. Ja kellena sa täna siin töötad? Nüüd ma olen Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi dotsent, annan keemiaalaseid loenguid ja praktikume. Ja mida sa soovitaksid kõikidele uutele huvilistele, kes tahaksid tulla meie instituuti magistrisse? Millised on sinu 3 soovitust, mis sa kandideerimisel neile kaasa annaksid? Ma annan kaasa, esimese soovituse, mis ma annan kaasa, on see, et kui on huvi keemia või molekulaarteaduste vastu, siis ei maksa heituda sellest, et on võib-olla mingid vajakajäämised või puudujäägid teadmistes, et neid teadmisi saab täiendada magistriõpingute jooksul või teha mingeid täiendmooduleid. Teine soovitus on see, et tundke huvi oma lõputöö vastu, et see avab sellised teed, mida tegelikult ei näe ei juhendaja ega ka juhendatav ette. Ja et kui huvi ei ole, siis on nagu üsna kurb lugu. Ja kolmandaks, et kui te juhtute sattuma siia magistrantuuri ja olete samal ajal töötamas, et kasutage maksimaalselt ära oma õppepuhkuse võimalusi. See on hea soovitus. Aitäh sulle! Aitäh!